No tere jälle siis. Alustame uut osa. Ega midagi erilist siin rääkida pole. Suzuki on nüüd täielikult värvitud. Just panin siin viimased tükid veel külge. See nüüd kõige parem siin ei jäänud ikkagi, aga jah, ta ei jäänud sellepärast et siin on näha lihtsalt neid alumisi kohti, kus on natukene ei ole nii hästi eeltöö tehtud. Aga noh, las ta siis jääda. Siia lähed kleepsud peale ja see on see ainuke tükk, mida ma esimesena värvisin ja mis üldse välja ei tahtnud tulla ja las ta siis jääb nii. Ja esiporikas värvitud küljes, sellega on hea. Põhimõtteliselt on kõik nüüd. Nüüd on vaja oodata kleepsu disaine ja mida veel, kleepsu ennast. Ja noh, sellega mõelda, et mis sellega teha. Siin Motoraiko arvas, et poleerid ära ülevalt ja alla lihtsalt uus läikiv kile peale panna. Ja siis saab juba äkki paremaks. Et eks näis, vaatab. Vot, ja ega rohkem ei olegi midagi rääkida siin. Selles mõttes, et eks ma arvan järgmine klipp on juba see, kus ma äkki sõidan Bulldogiga. Jah, Bulldogiga homme lähen ülevaatusele 15-15. Ja siis vaatab, kas sellega saab läbi või ei saa. Ja ega rohkem olegi. Praegu on siuke rahulik. Jooks nüüd kleepsud kohale, saaks selle korda teha ja tahaks sellega ülevaatuse peale saada. Siis saaks Suzukiga minna päris sõite tegema. Et siin mingi rehvid on ka enam-vähem mingi klots all, need on küll vanad rehvid, aga minu meelest ma ei mäleta enam. Aga äkki veel kuskile maastiku peale ajavad asja ära. Eks näis, ega siin rohkem midagi olegi. Ja jah, selle saab ka äkki teisipäeval nii palju korda, et võib uuesti ülevaatusele minna. Ja siis saab kõigist nendest 3 rattast lahti ja siis mõnus. Siin Hispaanias on veel see teema, et mis on imelik. Mulle kirjutas laupäeva õhtul helistas mingi või oli reede õhtul helistas 8:30 veel mingi number Hispaania numbrile. Ma viskasin kohe ruttu Birgitile telefoni. Ma arvasin, Niile äkki helistab lihtsalt mingi robot, kes siis, siin robotid helitavad hästi palju numbritele ja need võib kohe ära blokkida, aga ei, oli mingi huviline, kes tahtis remonti saada oma sellele ATV-le Yamaha Raptor 350 2005 aasta pillile klappide regulli, kirjutasin ära siis, palju maksab ja rohkem vastanud, mitte midagi nagu. Ja ei öelnud, ei taha ja mitte midagi, lihtsalt oligi kõik. Saatis mulle veel enda ratast või sellest ATV-st pildi ja kõik. Ei öelnud nii hullu hinda ka, mingi 90 €, et teen selle klapiregulli ära. Ja kõik, pole siiani vastanud, täna on pühapäev. Ju siis ei taha saada, mõtlesin. Või äkki isegi kirjutas mulle, ta kirjutas isegi vist tegelikult nädala keskel juba või millalgi, ma ei mäleta enam. Ja ma ütlesin, et reedel võib tööst tulla. Ja sinna see jäi siis. Võt, ja siis, mis veel? Eelmise video alla küsiti, kas siis mootorrattal on 2 aastat ülevaatust ja vanasõidukil 4 aastat. Tsiklitel on jah nii, tsiklile saad 2 aastat ülevaatust, kui on tavaline. Kui on vanasõiduk, saad 4 aastat. Ja siis kirjutati ka, et keegi rentis seal kuskil Malaga kandis äkki, oli vist, ma ei mäleta enam, ma võin vaadata kohe. Jah, Malagas siis ütles, et kirjutas, et nende ratastega küll Eestis ka ülevaatust läbi ei saa. Siin on mul täpselt samasugune tunne, et nagu need rattad on tegelikult suht halvas seisukorras ja kõigil on ülevaatused olnud. Et ma ei tea, nagu 2 aastaga sa keerasid ratast nii metsa, et sul enam ülevaatus pole, et ma ei tea, jumala imelik. Ja seda ka, et Portugalis pole üldse ülevaatust. Kui ma käisin kunagi Hondaga ülevaatusel, siis see ülevaatus vend ütles, et Portugalis enam ei olegi tsiklitel üldse ülevaatust. Et siuke mõnus elu seal Portugalis. Ja jah, kuskil, jah, võt, ju siis pole vaja. Aga mul ei ole rohkem midagi rääkida, ma jätkan siin asjadega, ma ei tea millega, aga kui midagi toimub, eks ma siit filmin. Ilus ilm, täna päev otsa, aken lahti või uks lahti tööd tehtud, värvitud, ilus.
temperatuuri äkki on 15-16, et täitsa okei päev täna. Jah, aga rohkem ei ole mul midagi jutustada, davai, ma teen mitte midagi edasi. Ja olemegi jälle sõitmas ülevaatusele, siis äkki saab täna Bulldogiga läbi ka. Nad ei hakka jamama selle numbri aluse pärast siis, et see ülemine plastik on natuke katki ja elkur on all. See oleks veits imelik, kui nad selle pärast ka nüüd jamama hakkavad, aga ma ei usu. Samas, Hispaania kunagi ei tea, et võib juhtuda kõike. Aga noh, ma ei tea, läheme vaatame, ega mis meil muud üle jääb. Eks saab järgmine kord tagasi tulla, kui täna ei lasta selle pärast läbi. Siis on vaja plastik leida või midagi ise välja mõelda sinna. No ja jälle tutta koht. Mitmes kord siia sõidame juba, ma ei teagi, 3., 4. Täna saab läbi, ma usun sellesse. Vaatame oma tavalisse parklasse jälle ja siia samma. Nii. Lähme käime ära ülevaatusel siis. No nii, ülevaatus läbitud. Siukses putkas on siis ülevaatus, sõidad sisse, seal on piduristendid, kõik asjad. Lõpus teeb veel kaamera pilti rattast, et on ülevaatusel käidud ja noh, kõik teemad kohe. Et ja nüüd lähme siit välja. Perekond läks Burger Kingi sinna kõrvale sööma. Või no mitte sööma, võib-olla purksi võtavad, ennem nad juba sõid ühe, kui nad mind ootasid. Ja jah, seal on mängutuba või siuke nagu ikka enamus Burger Kingides on, äkki kõigis vist isegi on. Lapsed saad seal mängida nii kaua, kui ma nüüd kodus käin, võtan auto ja tagasi. Oota, kas ma ütlesin ka, et ülevaatus käes? Jah, see läks väga kergelt. Vaatas ära, olemas. Printis kohe algul, et läbisõit 4500 kilti. 0 jäi vahelt ära. Ütles, et tuli veel korra vaatama ja siis ütles, et pani valesti, aga pani teise kleepsuga peale. Ja ongi rahu majas sellega ka, nüüd ainult XT-ga veel. Täna vist mõtlesin korra, et äkki viib täna juba dokumendid ära sinna töökotta, aga vist ei hakka viima, et ei ole nii palju aega, kuigi kell on veel vähe. Ma ei teagi, mis kell on, eks ta 3:30 äkki alles. Vedas, et sadama ei hakanud, täna peaks hakkama, lubasin tegelikult, et kell 3 hakkab sadama ja niimoodi, et praegu on vedanud, ei ole veel tulnud ja tundub, et saab kuivalt koju. Ilm on selles mõttes tegelikult isegi enam-vähem soe, ma ei tea palju kraadi, alla 15, aga praegu niimoodi siuke väike sõit on täiesti ideaalne teha. Pole midagi hullu, kampsun on all ja on okei sõita. Oot, jah, vähelt on sellega rahumajas, järgmine kord XT-ga läheb ka kergelt, sest et no siis peab elkuri külge panema ja mis veel, siis jätab need tsiklidokumendid sinna, sest et tehakse uued dokumendid, kus võetakse see piiraja märge või tekst maha dokumentidest ja nii kerge ongi. Et siis peab lihtsalt 2-3 päeva, ütles, et läheb aega dokumentidega. Ja siis saab kõik 3 ratast ära saata või leesi tagasi. Lõpuks filmime siin jälle vahepeal siis. Mul ei ole isegi tööriideid sellest, sest et töö on nii mõnus, kus ei ole tööriideid vaja. Mis ma siin vahepeal teinud olen? Täna on kolmapäev, eile viisime, teisipäeval viisime siis XT dokumendid sinna töökotta. Täna läksime järgi, siis ta ütles, et ta tahab ratas ka näha, nii et nüüd on üks päev vaja sinna tagasi sõita koos rattaga. Ja jah, mõtetu, oleks võinud seda kohe teada saada. Siis sellega läks nii, täna ei viitsinud minna, sest täna oli kell palju, õhtul ei viitsi sõita siin mingi 6 aeg, natuke tiputas ka, ma ei viitsi vihmaga sõita.
Siis mul ei ole Spido endiselt jõudnud AliExpressist, seal on tegelikult on mingi suurem tellimus, mul ei ole veel mingeid asju sees. 30. november tellisin, praegu on 17. detsember, näitas, et 9. kuni 12. detsember on kohal, tavaliselt alati on see või ennem isegi jõuab kohale, seekord nii ei läinud, ikka veel on kuskil laos ootamas ja ma ei tea, mis toimub, ei tule, kirjutasin Amazoni, kes peaks selle paki tooma, nemad ei oska midagi öelda, sest neil on lihtsalt 3. detsembril pakisilt tehtud ja sellega on kõik. Ja no AliExpressis, kellele ma selle kirjutan, seal ju need, kes saadavad, neil pole midagi, sest need kõik pakid on ühed, ma ei tea, no vahet pole, igatahes ma ootan natuke veel, pole hullu. Ja siis nüüd, kui ma 8. detsember tellisin need kiled asjad, need juba jõudsid kohale, ma ei mäletagi millal, nüüd nädala alguses, esmaspäeval äkki jõudsidki, et sain kile kätte, siis mingid, ma ei mäleta, mingi pudipadi veel, mitte midagi tähtsat. Ja jah, igatahes imelikult kuskile mu pakk kinni jäänud. Ja vahepeal tellisin Vallapopist veel endale uue tulemist, millel nüüd täna käisin järgi. Sai isegi selle plastiku, mida ma ei teadnud, kaasa tuleb. Aga põhimõtteliselt siin on näha, siin on väike 5-vattine pirn sees. Siin ei ole. Siin on, no, tegelikult on klaas juba nii palju ilusam. See näeb nii palju parem välja. Ja terve raam ka. Äkki see raam on sirge. Mulle tundub, et see raam, mis siin, see tuleraam, et see on kõver, sest et mõned asjad väga hästi kokku ei istu. Siit, noh, see koht ja natukene, noh, nüüd sai paremaks, ennem oli hullem, aga äkki sellega vahetangi mingi hetk terve raami ära. See kumm on ka olemas, aga ja siis, jah, alumine pirn ja kõik on olemas siin õnneks. Et jah, ja siin on näha nüüd, mis ma siin olen teinud. Ma olen kõvasti teinud siin käsitööd. Et käsitöötunnid on mul olnud oranž kile. Siin on siuksed tükid juba välja lõigatud. Ja siin on siis siukene. Esimene pool on tehtud. Esimene ots siis, kus sai proovida. Siin on igast suurusi saanud välja lõigata, et mul on siin eri suurustes need, mis iganes miljon eri suurust olen printinud. Põhimõtteliselt ongi niimoodi, et siuke tükk. Muidu, ma ei tea, kas ma saan näidata. No muidu on siis, kuidas mul siin käib. Nii pidi läheb see külge. See, kus ma need pildid võtsin, et võde joonistaks, lõpeb seal see ära lihtsalt. Läheb niimoodi kokku. Ja siis peaks selle tükiga ta kokku jooksma siin. Kuidas ta nüüd täpselt kuidagi niimoodi peaks minema. Ehk siis siia kohta. Aga need joonised või pildid, mis seal on, need on vale nurga all. Nii et see on liiga kaldus. Ehk siis põhimõtteliselt väga hästi neid kasutada ei saa. Või noh, saab, üli hästi saab, aga lihtsalt natukene olen ümber teinud. Et siuke, ja siis ma tegin nüüd siia pikenduse, et see koht kokku jookseks, et ta ei oleks lihtsalt sirge. Ehk siis istume siia maha. Ehk siis ongi, muidu ta lõppes kuskil, siin lõikas ära. Siis ma tegin siit lihtsalt siukse kokku minema, või noh, siukse koha, et ta natukene nagu oleks mitte nii sirge. Et see läks ka muidu täiesti sirgelt siia ja siis tuli siit üles kuidagi. Ja jah, oot siuke täitsa nagu täitsa okei. Et siia ma teen vist mustaga, tahan veel äkki TR-i selle teksti panna nagu originaalis on. Ja siis on hästi. Muidu ta peaks veel pikem olema, see pilt. Mul ei ole vist näidata siin on jälle mul eri suurustes need. Aga jah, siit läheb tegelikult edasi veel see pilt. Et muidu on ta väiksem ja pikem, rohkem seda mustrit. Aga vahet pole, sellega saab hakkama. Ja nüüd on mul praegu küll kahjuks teise poole oma, aga nüüd ma hakkan seda siia sobitama kuidagi. Printsin jälle eri suurustes välja. Sellest originaalist 1,2 korda suurem siis pikkus ja laius ja kõrgus. Et siin on samamoodi, siin ma tegin need, mis siia otsas, mis paagi
peale läheb, on siis tegin ka laius 1,9 ja kõrgus 1,5. Et siuksed, eri mõõte olen teinud, siis proovinud, et siis koha peal küll, siin all mõõta saaks või vaadata, mis paremini sobib. Ja originaalist on siis niimoodi. Ehk siis, siin on näha, et auk jookseb kokku sellega, aga siis ei jookse siit kokku ja siit jookseb täitsa mööda see. Et nurgad on natukene valed, aga sellega mõtleb välja, teeb lihtsalt kuidagi saab hakkama. Et pole hullu. Ja praegu ei olegi rohkem. Ma hakkan nüüd, ma proovin siia poole nüüd leiutama hakata nendest, mis ma just välja printisin. Peegelpilti panna ja siis hakata mõtlema, mis ja kuidas ja milline jääb. Et tahaks taha ka äkki, mul musta kilet pole, aga musta kilega siis 650 RS panna see peale, et alguses siis selle lõikan oranžiga alumise osa ja ülevalt siis pärast kleebib musta RS-i peale kilele või sellele kleepsule. Vot, siuke plaan, aga ma praegu hakkan tegema, vaatan, milline lõpptulemus on või vahepeal võib-olla näitan, enne kui kleepima hakkan. Nii, panin sabloonid paika. Kuna see on siin peegelpildis, teise poolega see kleeps on tegelikult, või see sabloon on teise poole oma, aga ma kasutan sama sablooni mõlemal pool ja siis selleks see ongi valge. Ja need tagumised tükid läksid niipidi, nad ei ulata, et see kleeps on niivõrd palju pikem praegu, kuna ma olen selle 1,3 korda suuremaks teinud. Ja muidu peaks see koht siis jooksma mööda seda äärt ja siis minema siit. Aga vaatama, ma proovin nii. Seda siia jää, see on lihtsalt selleks, et see hoiaks seda kinni. Et jah, praegu ma märkisingi ära, siin on harilikuga tehtud siis kohad, kus miski istuma peaks. Siin samamoodi, et näha neid kohtasid, et ma saaks selle esimese koha jooksma ilusti ja siis hakkan kinnitama, et neile märkisin ka ära. Siin on samamoodi kuskil siin kleepsu all, tegelikult on siin veel harilikuga peale jäänud, kuna nüüd ma panen need sabloonid sellele kilele ja siis hakkan välja lõikama, et ongi. Ja 2 vastikut täppi jäid siia alla, need olidki siuksed, et mingi mini prügi oli siin all ja kohe rikkus ära kõik. Et vaatame, kuidas siin läheb, aga see on jälle siuke, et kui sa tead, et see siin on, siis tead, aga muidu ei eri. Ja siin kõik need ebatasasused ja asjad paistavad kohe välja kile alt ja ega värvi pealt ka. Aga see ei ole mõeldud, et ta nii ideaalne jääb, kuna siin on kõik spreiga värvitud ja tehtud lihtsalt, et kaugelt oleks ilus vaadata ja siis on juba hea. Vot, aga ma hakkan seda pikka ja rasket kile siis nüüd joonistama ja välja lõikama. Ja niimoodi ma siin põhimõtteliselt teengi neid siis. Lõikan sobiva tüki välja, teibin ta igast nurgast laua külge ja siis panen sablooni eraldi teipidega kinni ja seda tükki ma ei hakka siin teipima. Ja siis ma lihtsalt pliiatsiga tõmban enam-vähem siit ümber ringi jooned. See ei pea mingi megatäpne olema, lihtsalt, et ma saaks enam-vähem kätte, kust ma lõikan pean ja siis läheb nüüd lõikamiseks. Ja siis ma panen külge ja vaatan, milline ta lõpuks jääb. Ja tagumine ots ka tehtud. Siuke ta siis jäi. Et nüüd on üldpilt selline. Ma lasen äkki õel Photoshopida siia peale selle mustalt, kuidas ta on, 650 RS ja siis siia DR. Et ma vaatan, kui palju need juurde annavad, kui need ka siin peal on ja siis saab edasi mõelda. Tegelikult võiks need panna ikka, ma arvan, need annavad siia. Võiks juurde anda natukene ilmet, ma ei tea. Aga põhimõtteliselt siia, ma ei tea, mis veel tuleb. Äkki panen siia midagi, äkki ei pane. Võib-olla läheb liiga kiiruks, kui siia lõppu ka panna. Põhimõtteliselt on nüüd see, et siia läheb väikene siuke, väiksed kleepsud veel peale. Ja siis teine külg täpselt samamoodi ja ongi tehtud, aga täna ma ei viitsi rohkem, sest hetkel on 22.16, siin on 11,6 kraadi, ei tundu küll nii külm. Tundub kuidagi mõnusam siin toimetada ilma kütteta isegi. Palju vaatame, siinpool on
siin on 11,7 ja 63 on niis, kus seal on 75. Päris suur erinevus siin kahe nurga vahel. Aga temperatuur enam-vähem sama. Vot, aga jah, ma täna ei viitsi rohkem teha. Õhtul ära, pole siin nagunii väga palju aega. Tunnikese sain täna siin toimetada äkki või midagi sellist. Aega võtab see lõikumine ja siis sobitamine ja siis veel lõikumine ja kõik siuksed asjad, aga võiks juba valmis saada ja saaks välja ajada, siis vaadata nagu kaugelt üldpilti. Praegu ma olen kogu aeg nii ligidal siin, et ma ei kujuta ette veel seda õiget asja, et vaat, siit juba hakkab niimoodi, et täitsa värvi hakkab näha olema juba külje pealt ka. Et jah, siin on täpselt sama, siin ei ole mitte midagi erinevat, lihtsalt siin on üks koht, mida ei pea lõikama. Siin oli vaja lõigata see ära, et saaks seda piduri vedeliku taset vaadata. Ega rohkem ei olegi. Et natuke veel ja saab kleepsudega valmis. Spido tahaks kätte saada. Ma ei ole viitsinud pirne veel tellida, et pirnit ka vaja tellida. Ja siis ongi korras. Aga davai aitab küll praeguseks. Nii, täna on, mis päev täna on? Neljapäev, ma ei teagi, 18. detsember igatahes. Õues on 16 kraadi, auto näitas küll 17, aga toas ennem vaatasin, tunnike tagasi oli 16 ja lähme käime nüüd seal töökojas ära, kus tahab ratast teha, ennem kui paberid ära allkirjastab või tähendab mitte ei allkirjasta, vaid märgib asjad peale ära, täidab ära ankeedid. Ja siis ruttu koju, kell on juba 1 vist. Äkki 1 läbi natukene, lastel on vaja 8 järgi minna, Birgit on praegu seal. Nii et vaatame, kuidas jõuab, kas ma tulen sellega koju ja lähen lastele järgi ja siis lastega koos Birgitile järgi või jõuab koju ja ratas võtta ja tagasi Birgitile, või tähendab auto võtta ja Birgitile järgi. Ja siis koos lastele järgi. Jah, õnneks on see mingi 10 minutit, natuke vähem on sinna sõita, et võiks nagu jõuda. Ma arvan, et ta seal ratast kaua ei vaata ka, et korra viskab pilgu peale, et piirad pole ja ma kihutan autole järgi ja siis kui ta ei ole täituv pabereid, siis saab nii kaua täita seal, kui Birgit ootab ja ongi korras. Kütuse tuli annab ka kogu aeg endast märku, vahepeal kaob ära, vahepeal tuleb tagasi. Ma loodan, et ei ole, nii otsas veel ei ole, et jõuab ikka ära sõita need sõidud siin. Muidu on natuke jama. Aga noh, küll on. Ka siin on nii väiksed otsad, mingi kilomeetreid ma ei tea, aga 5 kilti jalgrattaga oleme sõitnud, on 5 kilti vist üks ots. Et siin tsikliga vist on, tegelikult on suht sama sirge tee. Mõlemad jooksevad paralleelselt suhteliselt suure teega. Et nii paljuks seda kütet ikka jätkub, et koju veel saab ja ülevaatusele ka loodetavasti või siis sõnusin ära reigelt, et aga noh, siin me oleme nüüd Poola de Laviana, siin on see töökoda, no vaatame, mis toimub siin. Nii, kus see oli nüüd? Kohe tuleb varsti. Seal on räigelt tsikleid ka nagu väljas ja sees töökoda on tsikleid täis, väljas on tsikleid kõik kohad täis. Ma ei tea, kus see kõik töö tuleb ja kus minu töö siis on nagu. Et võiks mulle ka midagi nagu tekkida, oleks aus. Ja ka pöörame siin ümber, muidu sõida mul auto äkki otsa veel. Ma loodan, see auto läheb sealt ära, midagi nad jutustasid seal, aga pole hullu. Noh, kütuse tuli jälle kadun, nii et kütet jätkub. Nii käidud. Põhimõtteliselt on nüüd vaja sellel kitil on siis number on peal. Igal ühel on erinev number, mis siis pannakse kirja ka sinna
või ei panda seda passi kirja, aga noh, seda on vaja teada, nagu ma aru sain, sest see on sinna dokumentides vaja panna, ta vist homme helistab ja siis uurib välja, kas ülevaatuspunktis saab selle teada või ei saa. Aga ma igaks juhuks kirjutan kliendile ka, sest äkki ta saab eelmiselt omanikult teada kuidagi. Ma ei tea, küsis ka, et kas osteti juba niimoodi, et jah, seda oleks, noh, kui ta oleks ise maha võtud, siis paneks lihtsalt ülevaatuse ajaks peale tagasi, ongi korras rahumajas. Aga praegu nii kerge ei ole. Praegu on vaja tegeleda mingi jamaga. Ja ega rohkem velegi. Nüüd, ma ei tea, mis see kell on. Nüüd lähme koju lihtsalt hästi ruttu ja ongi korras, siis kihutame tagasi. Loodetavasti jõuab, peaks jõudma lõdalt. Aega on rohkem kui pool tundi, ma arvan. Kas keegi mulle ette ka tuleb või ei tule? Ja noh, siin on hästi näha, kuidas bussid pargivad. Ma ei näe ühtegi asja, nagu kas siit tuleb inimene või ei tule. No tulebki, aga ma juba kiirendasin, ma ei saa niimoodi. Siin ei ole mingit asja, no eks nad saavad kõik siin ise ka aru, et ega sa pead ise vaatama. Siuke loll asi, kui nii kinni pargitakse, siis ei ole midagi teha, no. Aga vot, selline sõit. Ilm on mitte ilus, aga soe. See on kõige tähtsam. Ja lähme tõmbleme siis koju. Oba, esimene käik on küll natuke madal. No nii, nagu viimasest klipist näha oli, kus ma sõidus käisin, loodetavasti kõik filmis ja töötas, siis põhimõtteliselt on jah, tal on mingit koodi vaja, mis ta läheb homme nagunii. Ma sain algur aru, et helistab, aga ta ise vist lõpus parandas, et ta läheb homme nagunii ülevaatuspunkti ja siis küsib seal, kas ta saab selle koodi ja loodetavasti saab paberid ära täita ja siis on XT-ga korras ülevaatusel uuesti. Ja mis ma siin teinud olen? Ma olen garaažis jälle ja teine pool on tehtud nüüd. See sai räigelt parem, sest et siin jooksevad kõik need viltu nagu ja terve külg jookseb nagu ühte suunda, on kleepsukalded. Ma eile vaatasin, kui ma selle ära tegin, siis ma pilte vaatasin ja ei tundunud nagu päris õige, ei olnud nagu väga ilus. Et siin ongi, ma loodetavasti saan kõik need kleepsud kätte siit, ilma et alt värv ja lakk kaasa tuleks ja paneks siia uued siis, et ma soendan üles ja võtan maha ja paneme siia samamoodi, et siin on jah, nagu mingi sigri-migri suvaliselt see tagumine plastik. Ja siin jookseb siis terve külg ilusti ühes suunas, et ma arvan, nii on kõvasti parem. Aga egas midagi, hakkame lõikume tegema. No ei saanud kätte. Oma süü, ühe kleepsu võtsin niisama, algul soojendasin, teise võtsin ilma soojendamata, maksis kohe kätte, viimases lõpus tõmbas plaks ära, aga nagu näha siit väga keegi alt matistanud üldse pole, et see oli lihtsalt niisama värv peale lastud. Mina lasen nüüd samamoodi. Ma võtan selle tüki küljest ja teen siukse kiire fiksi sinna samma, sest et mu see kile jookseb kuskilt siit mööda sellest. Aga vahet ei ole, see ratas ei ole näituse pill. Ma tahan lihtsalt, et see saaks värvitud sealt. Tõmban paar kihti peale ja samal ajal, kui siin värv kuivab, siis ma lõikan tükke. Ja tehtud ta ongi siin. Nagu naksti vastik heledam laik on siin nüüd. Tegelikult on praeguseks juba 24 tundi möödas täna. Praegu on kell, mis see kell on? Ma isegi näe, siin peegeldab. Kell on 8:30, reedene päev. Et eile läks kiireks, ma tegin siin asjad ära ja siis oli vaja veel õhtul kell mingi 10 minutit, 15 minutit ennem poe sulgemist poodi joosta, sest täna oli lastel puuvilja päevkoolis ja siis nad sööd puuvilja seal. Et siis sai natuke asju juurde ostetud. Igatahes, jah, selleks ma eile ei jõudnud rohkem filmida. Ma värvisin selle ära ja panin, tegingi ära selle ja siuke ta jäi. Mitte midagi head. Vastik siuke heledam laik, aga siia loodetavasti tuleb DR-i kiri peale või midagi sellist. DR, jah, RS, mitte DR. Ehk kuskile äkki siia, peidabki kuidagi see ära. RS 650 tuleb ju siia.
ja vot, et noh, põhimõtteliselt see on ka nüüd juba parem natukene. Vot, ja siinpool on ka juurde tekkinud kleepse. Seal on TR, siin on Suzuki. Kaugelt on isegi päris okei. Et ma mõtlesin, kas ma teen selle mustaks või oranžiks. Ma tellisin mustad kleepsud ära, kus on Suzuki kirjad. Kui ligidalt vaadata, siis see ei ole ostetud. Ma ise lõikasin välja siin, et siin on näha. Natukene läks kleepsu peal liiga äärte. S-i on jube raske lõigata ja siis ma ei viitsinud uuesti teha. Et jäi siuke sirge nurk. Aga noh, suts kaugele minna, siis ei saa arugi. Ma arvan, ma jätangi see oranži selle taha. Ja sai praegu siuke TR pandud. Jubedalt oli siin mingi mustust all. Hästi täpiline jäi. Et noh, ma ise ei kontrollinud seda. Hakkasin kohe liimima. Et seda ma ei tea, kas ma jätan oranžiks või lõikan ta mustaga välja, kui must kile jõuab. Võib-olla läheb liiga oranžiks see külg siin. Eks näis. Ja siis siia ka oli kleepsud mõeldud, aga ma ei tea, see jääb kuidagi imelik välja. Ma ei ole selles esiotsas praegu kindel, kas ma jätan need kleepsud siia või mitte. Et ma ei tea, minu meelest need siia väga ei sobi. Et eks vaatab. Ja mis siin on siis? Sellest ma lõikasin ta välja siis. Siuke TR-i see, noh, veits on parem, kui oleks mustaga need tehtud. Näeks stiilsem välja, aga, või noh, kontuurid oleks tehtud siin mustaga. Aga ei ole midagi teha, siuke on. Siis võiks juba kõik ju teha siia mustaga. Võib-olla, aga ei hakka tegema, sest pole millegi teha. Ja siin on siis mul nüüd, millest ma Suzuki välja lõiksin. See on väiksem S, kui on see siin. Et siis ma, noh, võib-olla videos ei saagi väga aru, aga üks S on suts, väiksem, see siis. Siis ma sain esimese proovika, lõikasin välja väiksega, see ei sobinud. Jäi liiga väike ja ebamugav lõigata ja siis tegin suuremad. Põhimõtteliselt lihtsalt kleepisin ka nad teibi peale, et hoiaks paremini kuju ja siis lõikasin välja. Et nii kerge oligi. See samamoodi hoiab palju paremini kuju ja saab palju paremini lõigata. Ja noh, noaga siis lõikasin siin puidu peal need sisemused välja, et oleks normaalne. Vot, aga ega midagi rohkem, ma ei viitsi rohkem midagi teha. Ma nüüd pean mõtlema selle peale, mis, noh, okei, ma lõikan teisele poole ka TR-i, Suzuki kirja tähendab välja, aga TR-i ma mõtlen, see isegi natuke näeb välja nagu PR siin üldsegi, et tegelikult originaalis on teistsugune TR-i kiri, on T ja siis siin R jääb kuskil see allapoole, et ma lasen selle õel valmis joonistada ja siis proovib selle ka, äkki jõuavad millalgi kiled, mustad kiled, et siis saab seda proovida. Vot, ja nagunii ma tahaks need RS-i kirjad ka samamoodi need panna mustaga, et see külje peale siia, noh, leiga oranžiks läheb muidu asi ära, et siis pigem ette ka TR läheb mustalt. Ja ta peakski tegelikult, TR vist jookseb natukene siia peale ka, et läheb üle katteks originaalis, aga vaatab, vot kõik tänaseks, davai, ma lähen tuppa ära. Ja ongi jälle laupäev kätte jõudnud, isegi küte töötab siin natuke plõksumist kuulda vist, et täna on õues mingi 6 kraadi, et ei ole nii soe. Kuigi, noh, garaažis on 11,7, aga käis üleval, sest kui liigutada, siis on täitsa mõnus olla siin. Et ma ei tea, ei ole jah seda, et kui ma Eestis töötasin, siis oli ikka seal suures garaažis mul see diisel puhus kogu mulle peale, aga mingi 15 kraadi oli vist näitas seal kuskil tagaseinas. Midagi sellist, aga nagu, ma ei tea, nii külm oli. Ma ei tea, võib-olla oligi see suure ruumi see tunne siis, kus seda külma igalt poolt rohkem nagu tuleb või ma ei tea, igatahes jah, näitas kraadi, klaas näitas rohkem, aga tegelikult oli kuidagi palju külmem oli teha, et müts pidi ikka peas olema. Siin ma ei olegi kandnud mütsi vist, ma ei mäleta enam vähalt. Aga igatahes, mis siin toimub? TR-iga ma ei tea midagi edasi. Ma eile rääkisin, kleepsud tulevad siia peale, kui see õige TR-i kleeps on. Tegelikult ei tule, ma vaatasin ikkagi jookseb siin üleval niimoodi kuidagi.
ja õde joonistas mulle eile valmis juba, et siis mingi aeg ma lõikan need välja, aga noh, siis kui teibid tulevad. Aga vaatame siia, siin on mul uus töö nüüd tuli täna praegu just neljapäeval vist kirjutas või millalgi, et tahab endal Himalayan Scramil teha siis klapiregulli või noh, pigem üle vaadata, sest ta on ise sellele ära teinud selle juba 2 korda. Ma ei tea, palju see läbisõit on siin, aga neil on hästi väike intervall. Selle, vaatame, 11 15150. Ja ta on 2 korda juba teinud sellel, et see tahabki saada suhteliselt tihti ikka, ma ei mäleta, mis see on, aga üle 10 000 kõvasti oli minu meelest see klapi kontroll ja vajaduse regull. Praegu ma vaatan selle lihtsalt üle siin, need vahed, et ta tahab järgmine nädal minna Madriidi pärast jõule ja tuua siis endale, ma ei tea, see on Royal Enfield Himalayan Scram ja siis on tavaline Himalayan, et ta toob selle nüüd Himalayani endale ja vahetab siis selle välja. Et ütles jah, et tema jaoks väga mõnus ratas, ta on ise 62 aastane UK-st, et saab inglise keeles vähemalt rääkida, on natuke kergem. Ja ega rohkem ei olegi. Praegu võtan siin paagid asjad maha, vaatan klapi vahed üle ja siis on korras, saab jälle tagasi anda. Täna, noh, ta ütles, et tuleb esmaspäeval järgi, aga sest et ma arvasin, mul läheb siin kauem aega, ma ei oska öelda ja ma ei ole enne teinud seda, aga jah, teeme ära täna, siis ma kirjutan, kui tahab, saab täna kätte, kui ei taha, siis mingi teine päev. Vot, aga ma hakkan tööle ja vaatame, kui näiteks asjad küljest on, siis ma näitan, milline ta välja näeb. Ja Scram ongi siin laiali, ega siin oli ainult paag maha ja rohkem mitte midagi ei teinud, sest et mootor on kergelt leige veel. Ja nagu me teame, siis kui metall on soe, siis ta paisub ja siis ei ole tolerantsid seal õiged, nii et ma lasen tal mingi 3-4 tundi seista siin vähemalt, et oleks kindlalt maha jahtunud. Esmaspäeval ta tahab seda endale tagasi saada või no esmaspäeval tuleb järgi, aga ma teen selle täna õhtul ikkagi ära mingi hetk. Arvatavasti kell alles mingi 12:30 või, et mul aeg on. Ja mis veel? Ega midagi, ma olen siin, tegelikult tuli see tund aega tagasi mulle siia juba, ma sõin natukene, Birgit ei süüa mulle siia alla ja ma olen koristanud ka, tegin laua korda seal, nüüd on seal ilus ja see laud sai korda, kuigi ta ei tundu, et korras on ja okei, rohkem ei teinud mitte midagi, natukene siin töölauda veel tegin ja asju, aga sellega nii, siis siia sai Elkur, panin külge praegu ära, et tõstsin numbreid ka, siin oligi, ennem oli nendes aukudes ja alt siit kinni ja varasemalt olid siin siis augud olemas, tõstsin ta lihtsalt allapoole, sest ma ei taha, et mind läbi kukutatakse selle pärast, kui on number liiga üleval ja natuke peidab siin seda suunatuld, tõmbab selle ka, või mis suunatuld, Elkurit, kui kaunis. Ja teeme siia, ma arvan, ma hakkan praegu tegema siis teisele poole kleepse, et lõikan siia ka siis selle Suzuki teksti välja. Mulle isegi meeldib, et siin on see oranž, tuleb siia ka, noh, nagu ma ütlesin, juba mustad Suzuki kirjad, aga jätame need praegu siis. Jah, ega midagi, teeme siin tööd, hakkame käsitöötundi uuesti tegema siin, otsime oma tähed välja ja hakkame lõikama siis. Vot, läksime. Ja selle kohta ma ei tea endiselt midagi, kas tüüp sai nüüd, kas ta sai sealt ülevaatuspunktist eile need vajalikud numbrid teada, mida vaja oli või ei saanud. See omanik pidi helistama talle eile õhtul veel, aga ma ei tea, kas helistas. Ta ei kirjuta mulle, aga noh, vahet pole, sest nagunii on nädalavahetus. Kuigi võiks järgmine nädal valmis saada, siis ongi kõik. Siis lähevad minema kõik rattad siit, kõik need 3 tükki. Saab siia korralikult ruumi juurde ja jah, ega siis ma hakkangi jälle natuke end reklaamima. Praegu see Scram tuli ka täiesti lampi, lihtsalt kirjutas mulle, et tahab tulla töösse. Ja jah, ma praegu ei ole reklaaminud, ma olen siin natuke vaikselt võtnud asja, et saaks need, sest ma tean, et mul on need rattad siin ees praegu ja need lähevad iga hetk ära, iga hetk. Et siis on parem natukene majandada, praegu ma nüüd liigutasingi XT sinna kõrvale ja natuke vähe ruumi on. Ja nagunii ma pean kutsuma
siin on see, ma ei mäleta, mis ratas see on, mul läks meelest ära. Rieiul on ka vaja veel teha, timmida, vot tihendit vahetada seal, aga hakkame käsitöötundi tegema. Ja tegingi siin vahepeal juba ära selle, kõik on kokku tagasi pandud, nüüd on vaja puhastada veel, just sai hetk tagasi kokku, et siin ruttu filmin ära, muidu unustan ära, siin on näha ka, et ma pole jõudnud puhastada veel, aga väljalaske klapp oli ideaalne ja sisselaske oli ta mille pärast ka 0,25 peale täpselt timmind, et 0,1 võiks olla kõrgema poolsem siis, mitte kinnise poolsem, et jah, põhimõtteliselt, kas ma nüüd rääkisin või ma ei rääkinud, ma ei mäleta enam, aga nüüd ma vaatasin järgi, ta on, noh, ma juba rääkisin seda, et tihti on vaja neid klappe regullida, tema on siin regullinud 5000 peal ja nüüd viimati 10 000 peal ja praegu on siis 11 150 vist oli, et suht alles hiljuti, aga ma ei tea, miks ta mõlemad 0,25 peale on timmind, aga põhimõtteliselt on ratas valmis, puhastan ära kokku ja vaatab, kas ta tuleb täna järgi või esmaspäeval siis. Läksime, panime kokku, tehtud. Ja pilgoos siin täiesti käisin üle veel siduri vabakäigu, see oli päris julm siin, nüüd on see normaalne. Siis mida ma veel tegin? Rehvi rõhud kontrollisin, ees oli korras, taga tahtis suts juurde saada ja kett oli räme lõdva, et selle ta tellis ka nii-öelda siis veel juurde, et ütleski, et unustas öelda. Ja noh, kui ma juba siin olin, kett oli räme must, et sai siin kõik see puhtamaks tehtud. Ideaalseks ei saanud, sest ilmselgelt pole siin vist ketti ammu hooldatud, aga sai parem ja nüüd on ratas valmis. Ega rohkem ei olegi, ta tuleb täna kell 6 järgi, kell on praegu 3:45, et jah, sellega korras siis ja ega rohkem ei olegi. Homme on ju pühapäev, ma pean video täna valmis tegema. Et siin ongi hea lõpetada siis, et vaatab, mis uus nädal toob. Davai, tšau siis!